Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu teiega. Tänase jutluse aluseks on kuuldud lugemine Apostlite tegude raamatu 8. peatükist, mis lõpeb sõnadega: aga Filippus leiti Astodist ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Kallid sõbrad, küllap olete siis tähele pannud, et täna Kristuse ristimispühal on jutluse aluseks see loetud ja kuuldud lugu Apostlite tegude raamatu 8. peatükist. Lugu sellest, kuidas Filippus, üks Jeesuse jüngritest ja apostlitest, ristib Etioopia koja ülema Eunuhi. Aga me ei meenuta täna üksnes ju Kristuse ristimist Jordani jões ristija Johannese poolt, ega isegi ainult seda Etioopia koja ülema või Eunuhi ristimist. Ja me ei meenuta isegi mitte ainult omaenda ristimist, mis võib-olla leidis aset juba paljude aastate või isegi aastakümnete eest. Võib-olla meil ei olegi sellest isiklikke mälestusi, kui see toimus lapsena. Aga me mõtleme ka sellele, missugune koht on ristimisel meie elus täna ja kuidas praegusel ajahetkel tuua inimesi ristimisele, et nad võtaksid seeläbi vastu Jumala pääste ja sünniksid, nii nagu pühakiri ütleb, uuesti veest ja vaimust igaveseks eluks. Ja seepärast tahan ma siis täna selle kuuldud loo põhjal tuua esile 3 minu meelest olulist mõtet või tähelepanekut, mis seostuvad ristimisega kõigil aegadel ja kõigis paigus. Esiteks ja esmalt see on püha vaimu töö ristimise puhul. Me kuulsime, kuidas vaim annab Filippusele märku: mine ja ligine sellele tõllale. Ja siis järgneb nende 2 mehe vestlus Jesaja raamatu üle, mida Eunuh luges. Ja hiljem, kui ta juba on ristitud, siis öeldakse, et Issanda vaim haaras Filippuse ja Eunuh ei näinud teda enam. Kristuse kiriku usk on kõigil aegadel olnud see, et püha vaim kutsub inimesi ristimisele, leeri, Jumala tundmisele. Ükskõik, mis siis oleksid need välised ajendid või põhjused või kus kohast inimene seda leerikooli kutset või kuulutust ka ei märkaks või kes teda ka ei paluks oma lastele ristiemaks. See on viimselt püha vaimu töö ja kutse, kellel on piisavalt loomingulisust ja loovust kasutada selleks erinevaid teid. Püha vaim on see, kes tegutseb ka ristimise läbi. Ja püha vaim ümbritseb oma armuga ka neid, kes on juba ristitud ja hoolitseb nende vaimse ja usulise kasvamise eest. Niisiis me usume, et ristimine ei ole eeskätt inimlik või kiriklik rituaal, toiming või tseremoonia. Midagi samasugust, nagu on rebaste ristimine koolis või kõrgkoolis või see, et pulmas jagatakse ametid, et kes on siis ämmatantsitaja või kes on pruudivalvur selleks üheks õhtuks. Aitab natukene meeleolu üleval hoida, aga keegi ei võta neid rolle või tseremooniaid ka ju ülemäära tõsiselt. Aga me usume, et ristimine on Jumala vaimu vahetu toimimine meis ja meie keskel. Meie kiriku käsiraamatus öeldakse, ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mis rajaneb Jeesuse käsul ja tõotusel ja mille kaudu Jumal kingib inimesele õndsuseks hädavajalikku armu. Inimene ühendatakse Kristusega, kes on risti löödud ja üles tõusnud Issand,
ning võetakse kristliku kiriku osadusse. Ristimine saadab pattude andeks andmist, lunastab surmast ja kuradist ning annab igavest õndsust kõigile, kes seda usuvad, mida Jumala sõna ja tõotus ütleb. Aeg-ajalt, kui ma mõtlen oma lastele ja eriti siis, kui meeleolu ei ole just laes ja tundub, et nii mõnedki asjad, mida oleks pidanud isana nende elus tegema, on hoopis tegemata jäänud või nii mõneski asjas ei ole osanud õigetele nuppudele vajutada või õigeid valikuid teha või õigel viisil toeks olla, siis vähemasti minu puhul üks asi, mille puhul ma saan igal hetkel öelda, et mis ma olen õigesti teinud oma laste puhul, et ma olen lasknud nad ristida. Sest ristimine tähendab ka seda, et me usaldame oma lapsed kellegi kaitse, juhatuse, õnnistuse alla, kes on suurem meist. Et me tunnistame, et lapsed ei ole päriselt meie omad nii-öelda. Nende elutee ei sõltu meist ja meie valikutest, vaid me anname nad Jumala hoolde. Ja küll on hea, kui me teame, võime öelda, et me ei ole seda tegemata jätnud või edasi lükanud. Niisiis peaksime me suhtuma ristimisse kui õndsuseks hädavajalikku armuvahendisse, suhtuma sellesse aukartuse, tänulikkuse, imetluse ja hoolsusega. Ja me ei tohiks kergekäeliselt leida põhjusi või omaks võtta argumente, miks inimesed, olgu siis lapsed või täiskasvanud, võivad jääda ka ristimata või miks nende ristimist edasi lükata. Me teame, et kui me tahame neid argumente leida, siis me neid leiame palju. Aga kui me tahame teha Jumala sõna kutse ja tõotuse kohaselt, siis tuleks teha just nõnda. Eriti praegusel ajal, kus aina rohkem räägitakse süvenevast julgeolekukriisist ning isegi võimalikust sõjalisest ohust Eestile, on ääretult oluline selleks valmistuda. Ja mitte ainult selles mõttes, et me saaksime mõne aja hakkama ilma elektri ja internetita, vaid kui me räägime totaalkaitsest, mis siis hõlmab kogu rahva vaimse, füüsilise, majandusliku ja muu potentsiaali alast valmidust kriiside lahendamiseks ja kooskõlastatud ja ühendatud tegevust ohu või kallaletungi ärahoidmisel ja tõrjumisel ning rahvuse ellujäämisel. Küll see oli nüüd tark lause, aga ma ei mõelnud seda ise välja, vaid ma leidsin selle internetist. Siis selle totaalkaitse juurde kuulub vältimatult ka indiviidi ja rahva usuline ja vaimulik selgroog. Kas mõtleme sellele, et meile antud aeg võib olla viimane aeg saada ristirahvaks ehk ristitud rahvaks? Nendeks, kes usaldavad oma elu ja saatuse Jumala hoolde ning on valmis koos temaga ka ohtudele vastu astuma selles kindlas teadmises, et keegi ega miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Ning siis, kui see elukord lõpeb, aga varem või hiljem ta nagunii lõpeb, me võime ühineda Jumalaga igaveseks eluks tema kuningriigis. Üks mu ametivend, kes on läbinud kaplani koolituse ja on siis ka reservkaplan. Täna meil enam kaitsejõudude kaplanid ongi nii-öelda reservis, on valmis nii-öelda asuma oma väeosade juurde siis, kui selleks peaks vajadus tekkima. Ja ta rääkis, kuidas ta ühel kogunemisel või koolitusel kõneles nende meestega, kes väga tõsiselt ja väga selgelt arvestavad võimalusega, et nad oma elu ja tervise hinnaga kaitsevad Eesti iseseisvust. Et see on mõte, millega nemad on treeninud ennast nii-öelda ära harjuma, milleks nad valmistuvad. Ja siis tuli juttu kaplani rollist. Ja see ametivend, see kaplan või vaimulik ütles siis, et ta rääkis nendele meestele umbes nõnda,
et kui on lahingusse minek, siis tema läheb nendega kaasa. Aga enne lahingut ta ütleb neile, et teate vennad, tõenäoliselt me kõik saame surma. No võib-olla mõni ei saa, aga meie ülesanne on hoida seda rinnet paar tundi või paar päeva kinni kusagil sellel joonel, kus ta siis on, enne kui liitlasväed kohale jõuavad, et tõenäoliselt me kõik saame surma. Aga kui te tahate, et ma enne seda teist kellegi ristin, selleks, et pühakirjas on tõotus, et kes on ristitud ja kes usub, sellel on igavene elu, siis astuge ette. Ja ta ütles ka, et mitte ükski mees ei pööranud seda juttu kuidagi naljaks või selliseks, nagu aeg-ajalt meil püütakse kalambuuridega sellistest mõtetest üle saada, vaid need, kes tajuvad ka elu haprust, ilmselt mõistavad ka paremini, mida tähendab ristimises tõotatud igavene elu. Ja nii me siis võime küsida ka seda, kas meie Eesti rahvas ja Eesti kirik, kas me teeme omalt poolt kõik selleks, et meie lapsed ja lapselapsed, meie õed ja vennad, aga ka meie isad ja emad, need, kes räägivad, et nad on terve elu ilma Jumalata hakkama saanud ja kus nad nüüd enam hakkavad teda otsima ja vastu võtma, et nad siiski leiaksid Kristuse. Ja kas me mõistame, et see ei ole mitte ainult iga inimese isiklik asi, tema isikliku südamerahu projekt, vaid tegelikult ka ääretult oluline kogu rahva kaitsevõime ja tema saatuse mõttes. Et me usaldaksime end ristimises Jumala hoolde ja hoiaksime temast kinni, mis ka ei tuleks. Ja need on küsimused, millele meil siis tuleb mõelda ning vastata nii üksikult kui ka üheskoos. Siit ma jõuan siis aga oma teise tähelepaneku või tõdemuseni, et ristimine on vastus evangeeliumi kuulutusele. Me lugesime siit, kuidas see lugu areneb, kui eunuhh või Etioopia koja üle istub seal tõllas, kuskilt on ta kätte saanud Vana Testamendi kirjarollid, sõit on ilmselt pikk, telefon ei ole, mida scrollida, aga on need papüüruse rullid, mida saab siis scrollida ja tema luges pühakirja. Ja ta loeb sealt prohvet Jesaja raamatust, see on niinimetatud 4. laul Jumala sulatusest, tema kannatamisest ja surmast. Tavaliselt me loeme seda oma kirikus Suurel reedel. Ja kui nad siis hakkavad juttu ajama, siis ta küsib Filippuselt, ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb. Kas enese või kellegi teise kohta. Ja siis avas Filippus oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Püha vaim kutsub inimesi Jumala juurde ja valmistab neid ette ristimiseks. Aga ta teeb seda inimeste, inimliku kuulutuse kaudu. Minu kaudu, sinu kaudu, meie kaudu. Filippus, kellele vaim oli andnud märku minna Etioopia eunuhhi tõlla juurde, ei hakanud vaimule vastu vaidlema, vaid öeldakse, et ta jooksis sinna, läks jooksujala. Ja nüüd ta avas oma suu, et evangeeliumi kuulutada. Kas pole meiega mitte nii head sõbrad, et meie suu on sageli jäänud suletuks, siis kui oleks tarvis kuulutada evangeeliumi? Meie suu on jäänud suletuks, sest me tunneme end vaimulikes küsimustes ebakindlalt või isegi ebamugavalt. Me ei ole saanud enese arvates piisavat põhjalikku ettevalmistust või koolitust evangeeliumi kuulutamiseks. Ega me siis mingid teoloogid või vaimulikud ei ole. Ja me ei tea, kuidas inimesed võivad sellele reageerida. Äkki ei võta tõsiselt, äkki naeravad, äkki vihastavad. Ja siis võibki juhtuda, et meie suu jääb suletuks. Seesama suu, mis nii kergesti avaneb selleks, et rääkida mõni anekdoot, mõni kuulujutt, anda edasi kontrollimatuid fakte või läbimõtlemata hinnanguid, arvustada ja kohut mõista, hädaldada ja viriseda.
nii kergesti läheb suu lahti selleks, minul küll vähemasti. aga kui vaja on kuulutada evangeeliumi ja ma ei mõtle siin kantslist turvaliselt jumalateenistusel, vaid väljaspool seda, siis mõnigi kord jääb see suu suletuks. Me võime küsida ka teistpidi ja positiivselt, et millal me viimati avasime oma suu, et kõnelda kellelegi Jumalast ja tema pakutud päästest ja õndsusest, andestusest ja tervenemisest, rõõmust ja rahust, lootusest ja armastusest Jeesuse Kristuse läbi. Või millal me kavatseme seda teha, et kellelegi oma pereliikmetest, lähikondlastest, sõpradest või kolleegidest Jumalast kõnelda. On see järgmisel nädalal, järgmisel kuul, järgmisel aastal? Millal me avame selleks oma suu? Ma möönan, et see küsimus ei pruugi olla kergete killast, isegi minu vaimuliku ja piiskopi jaoks. Aga isegi siis, kui see on nõnda, et ta ei ole kergete killast, kui see küsimus ja mõte tekitab meis ebakindlust, siis ärgem laskem nina norgu ega heitugem, vaid võime minna tagasi selle esimese punkti juurde, see on püha vaim. Kui püha vaim andis Filippusele märku, et tal tuleb Etioopia eunuhhi tõlla juurde minna, siis täpselt samamoodi võib ta anda märku ka meile, kellele, millises situatsioonis ja kuidas me peaksime kõnelema Jumalast ja kuidas seda evangeeliumi siis kuulutada. Sest tõepoolest selleks on väga palju erinevaid võimalusi, loomulikult vahetult südamest südamesse, silmast silma, ühelt ühele on alati kõige mõjusam viis. Eriti siis, kui tegemist on inimestega, kelle vahel on usaldus. Aga on ka teisi võimalusi, see, mida me jagame oma sotsiaalmeediakontodel, see, mida me räägime kusagil kohvi nurkades. Aga see on meie jaoks võimalus. Ja üsna vale on arvata, et inimesed ei taha sellest kuulda. Minu kogemus näiteks sellest ajast, kui ma olin Viljandi volikogu liige ja siis, kui toimusid mingid mitteametlikud sellised koosviibimised või jõuluistumised, siis enamasti see lauanurk, kus mina istusin, inimesed, kes seal olid, hakkasid küsima, et kuule, mis asi teil seal kirikus siis ikkagi on, mis toimub, mis te teete, mis te usute. Esimeseks sammuks peakski siis olema palve püha vaimu poole, tule püha vaim. Sina, kes sa Filippusele näitasid, et tal tuleb minna Etioopia kojaülema juurde talle evangeeliumi kuulutama ja teda ristima. Näita ka minule, kelle juurde peaksin mina minema, et kõneleda Jumalast. Sa näed, et omaenese tarkusest ja jõust ma ei oska seda teha. Olen ebalev ja arglik või siis vastupidi võin liigse agaruse ja innukusega kaasinimese lukku panna. Aga juhi sina mind õige inimese juurde, õigetesse olukordadesse. Anna mulle õiged sõnad, õige meelsus, õige tunnetus, õige armastus, et ma võiksin olla sinu armu kuulutaja ja vahendaja ning juhtida oma kaasinimese pääsemisele ja tõe tundmisele. Ma võin üsna kindlalt sulle lubada, et kui sa ka täna kiriku palve ajal või mõnel muul hetkel südamest palud, et püha vaim näitaks sulle, kellele kõnelda Jumalast, et siis ta näitab. Ja kui ei pea paika, ei näita, siis tule pärast või homme minu juurde ja palvetame koos ja vaatame, kuidas selle asjaga siis on. Loomulikult on see ka nõnda, et siin on mõeldud ikkagi eeskätt inimesi, kes veel otsivad, kes on Kristusest kaugel. Et siin ei ole mõeldud seda, et ma lähen koju ja räägin Mirjamile või räägin Railile või Markole iga pühapäev või iga kokkusaamine uuesti. Vaid mõeldud on ikkagi neid inimesi, kes vajavad juhatust. Ja nüüd vaatan kella.
Aga üks näide veel, et eks meie kõigi elus on asju, mida meil on ebamugav teha. Võib-olla avalikult. Minul näiteks on ebamugav mängida kuulajaskonna ees pilli, mis siis, et ma olen lõpetanud muusikakooli ja ma olen elus palju teinud indelisi kontserte ja eksameid või just sellepärast, aga ma ei tunne selles rollis ennast hästi. Nii et kui keegi tahaks mind praegu kiusates, ta tooks kusagilt välja akordioni, ütleb, et hakka seda mängima. Aga ometigi näiteks ma oma tütre pulmas võtsin kätte akordioni, harjutasin ka enne pisut ja mängisin seal Uku Aru-valssi. Et millal inimene ületab endas ebamugavustunde või teeb midagi, mida tal võib-olla ei ole harjumuspärane teha. On erinevaid asju, et mõned panevad ennast lihtsalt proovile, et see on teatav teraapia, nagu see, et kardad ämblikku, siis hakkad teda seal koibades sikutama tasapisi. Aga võib-olla selle minu näite puhul oli siis selleks enese ületamise kohaks armastus, hoolimine. Kui tegemist on sinu jaoks väga olulise inimesega, siis sa ei taha minna sinna pulma ja seal lihtsalt heeringat süüa ja teha asju, mida ikka tehakse, vaid tahad teha midagi teistmoodi, midagi sellist, mis võib-olla ei ole sulle omane, mis annaks ka nagu märgi sellest, et see sündmus, see inimene on tõesti eriline. Ja ma usun, et kui me kellestki hoolime, kui me hoolime ka tema igavikulisest saatusest, kui me tahame, et see inimene oleks meiega koos ka igavikus, me ei jäta talle Jumalast rääkimata. Mul on meeles üks leerilaager, kunagi Soome leerilaager, teate, Soomes on niimoodi, et kogu leeriõpetuses osalevad, esiteks seal osaleb suurem osa noori, teiseks see vanus on seal kuskil selline 15–17 ja see toimub siis laagris, et 10 päeva või 2 nädalat ollakse kusagil koos. Ja aastate eest oli siis üks soomlaste leerilaager siin Viljandimaal, kus ma ka osalesin natukene aega. Ja mul on meeles, kuidas see Soome pastor siis ühes õhtuprogrammis, kui see leerikool hakkas juba lõppema, siis ta ütles neile sellistele teismelistele, kes seal siis olid rahmendanud päevad see ringi, et teate, mul on üks unistus. See unistus on see, et ma tahaksin teid kõiki kunagi kohata Jumala riigis. Tahaksin, et te oleksite seal. Ma tahan, et me võiksime ka pärast seda surma olla koos. Ja nüüd veel üks asi. See, et me avaksime oma suu Jumalast rääkimiseks, ei ole vajalik mitte ainult meie kaasinimeste pärast, kes vajavad tema juurde juhatamist, vaid see on vajalik ka meie enda pärast. Sest usk, mida ei anta edasi, mida ei sõnastata, mida ei jagata, see usk kipub kärbuma, närtsima, loiduma, väsima. Sest vaimumaailma üks seaduspära on see, et üksnes need ressursid, mida jagatakse ja edasi antakse, need kasvavad ja paljunevad. Materiaalses maailmas on mõnikord vastupidi, et see, mida sa ära annad, sellest oled ilma. Ja vaimses maailmas on vastupidi, ainult see, millest sa ära annad, mida sa jagad, see on sul olemas. See, mida endale hoiad, seda ei ole. Juba Jeesuski ütleb, et kellel on, antakse juurde, kellel ei ole, võetakse ka see ära, mis tal on. See tähendab seda, et me võime aastaid ja aastakümneid nii-öelda koguda seda vaimulikku vara kuskile endasse, osaleda jumalateenistusel iga pühapäev, piibligruppides, retriitidel, palvetada, piiblit lugeda, veel mingit vaimulikku kirjandust. Aga kui sellega ei kaasne aktiivset ja teadlikku jagamist, tunnistamist ja loomulikult selle järgi ka elamist, siis me tegeleme oma usuelus üksnes iseenda või mingi väikese rühma kaaskristlaste usuliste ja hingeliste vajadustega. Aga see ei ole kindlasti usk Uue Testamendi mõttes, mille kohta apostel Johannes ütleb, et meie usk võidab ära maailma. Ta suhes maailmaga positiivselt, selle äravõitmise all ei ole siin mõeldud mitte vallutamist või anastamist,
mingit ristisõja või kiriku riigi projekti, vaid seda, et see usk haarab endasse kogu elu. Ja päeva lõpuks on ikkagi nii, et meid hingestab, vaimustab, elustab, paneb liikuma ja võidab ära maailma vaid see usk, mida me jagame ja mis ka peegeldub vastu meie kaasinimestelt. Etioopia eunuhh, kui ta oli ristitud, ei näinud pärast seda enam Filippust, sest issanda vaim viis ta ära. Kuid öeldakse, et Filippus läks oma teed edasi rõõmuga. Selle eunuhhi rõõmust ei räägitagi midagi. Kas ta oli rõõmus või ei olnud peale ristimist, aga Filippus, kui ta oli teinud, mida püha vaim tal juhatas teha, kui ta oli kuulutanud evangeeliumi ja ristinud, ta läks oma teed edasi rõõmuga. Ja nii see ka on meiega. Seal, kus me võtame omaks aktiivse ja vastutusrikka eluhoiaku, seal, kus me loobume ka kristlastena sellisest ohvri rollist, et küll meid ei mõisteta ja küll nõukogude aeg on palju paha teinud ja küll pole usuõpetust koolides ja küll maailm on hukas ja mis kõik veel. Kus me sellest lahti laseme, kus me võtame omaks aktiivse ja vastutusrikku eluhoiaku, julgeme ja tahame olla osa Jumala suures mängus või suures plaanis inimkonna päästmiseks ja ühendamiseks, kogu loodu tervendamiseks ja pühitsemiseks. Kui me sellest tahame osalised olla, siis saab meie ellu tulla rõõm. Rõõm sellest, et meid on ka mängu võetud. Rõõm sellest, et meilgi on osa Jumala plaanis. Rõõm sellest, et Jumala riik on nagu sinepiivakene, mis on küll väiksem kõigist seemneist, aga lõpuks kasvab suureks taimeks, mille okstel linnud varju leiavad. Või et see Jumala riik on nagu haputaigen või juuretis, mis kergitab ja kääritab kogu taigna. Ei jäta midagi puutumata. Küllap me kõik igatseme seda rõõmu. Aga selleks on meil vaja teha seda, mida Jumala vaim kutsub meid tegema. Ja palugem siis, et Jumala püha vaim näitaks ka meile. Ja nii igalühele eraldi kui ka kogudusena siin Viljandis näitaks meile teed, juhiks meid, et me taipaksime, mis meil tuleb teha. Nii nagu nelipühal peale Peetruse jutlust küsisid kuulajad, mehed, vennad, mis meil tuleb teha. Ja kui püha vaim, kui me seda siiralt küsime, siis ta näitab, mis meil tuleb teha juba täna ja nii kogu algaval nädalal. Ta ei jäta meid üksi, ta ei jäta meid eneste hooleks. Ta haarab meid kaasa, ta vaimustab meid, ta kasutab meid, ta läkitab meid. See on meie võimalus siin kirikus ja siin Eestimaal. Kiidetud olgu Jeesus Kristus ikka ja igavesti.